Tänases videos vaatame seda, kuidas subwoofer ehk bassikõlar õigesti ära ühendada, kuhu tuleb receiverist juhe või siis ka tavalisest võimendist ja kuhu need nupud siin taga keerata. Kohe vaatame seda lähemalt. Tere! Marko Simbol ja tänaseks video teemaks on subwoofer ehk bassikõlar. Minu käe all siin on üks väike bassikõlar. Ostsin ta üsna soodsa hinnaga, maksin alla 100 euro. Aitäh sulle! Kasutan teda siis kolmandaks subwooferiks endal. Subwoofer ehk bassikõlar on tegelikult üks hea asi. Muusikakuulajad, stereofännid subwooferid väga ei hinda ja ma täiesti mõistan neid. Kui on ikkagi juba paar tuhat maksab võimendi ja kumbki kõlar ka paar tuhat, siis nad teevad päris korraliku bassiheli ja see subwooferi vajadus ei ole üldse määrav. Ilma mängivad need kõlarid ja võimendi tõenäoliselt väga hästi. Aga ma soovitan alati teile ikkagi subwooferi osta. Eriti juhul, kui teie helisüsteem ei ole kallis, ehk siis maksab seal sadades, mitte tuhandetes. Sellisel juhul aitab üks subwoofer teid hädast välja, ehk siis annab bassiheli. Sest et ma olen seda varem mitmeid kordi öelnud. Odav võimendi, odav receiver ja odavad kõlarid ei suuda tekitada bassiheli. Alati on küsimus, nagu ma ütlen, mis see odav ja mis see kallis on. Aga ütleme nii, et kui hind ei lähe tuhandetesse, siis on see asi odav helitehnika mõistes. Ja üks kas või 100 eurone subwoofer aitab teid olukorrast välja, annab teile bassiheli. Vaatame, mis siin subwooferi tagaküljel on. Nii, keerame ta teist pidi. Katsin firma nime kinni, sest nagu varasemaltki mulle ei meeldi reklaamida ühtegi konkreetset firmat, vaid üleüldiselt, sest see, mis te siin praegu näete, on klassikaline bassikõlari tagakülg. Mis siis selle bassikõlari tagaküljes on? Vaatame üle kõik asjad. Kõige suurem asi on siin radiaator. See on aktiivne subwoofer, ta töötab iseseisvalt. Siin sees on võimendi tekitab kuumust. See on radiaator kuumuse eemaldamiseks. Käib ta vooluvõrku. Ja receiverist ei ole vaja siin mitte midagi muud, kui lihtsalt line-in sisend. Ja see on siin. Subwoofer out on receiveri peal ja siin on line-in. Siia ühendatakse see RCA ühendusega. Teine variant ühenduseks on kasutada speaker levelid in ja out. Mis see tähendab? See tähendab seda, et võtate väljundi tavalisest vasakust ja paremast kõlarist. Vasak ja parem esikõlar tuleb siit sisse ja siit läheb välja uuesti edasi vasak ja parem esikõlar ja subwoofer võtab sealt vahelt seda bassiheli ja genereerib endale siis selle madala bassi otsa. Seda ühendust on mõtet kasutada siis, kui teil ei ole subwoofer out'i võimendil või receiveril olemas. Receiveril ikkagi kõigil on olemas, aga näiteks kui tavaline võimendi on, millel ei ole subwoofer out'i, siis siin saab kasutada seda väljavõtet, tavalise kõlari väljavõtet. Siit ühendate sisse, soovitavalt siit, aga kui seda subwoofer out ei ole, siis siia. Edasi on 2 nuppu. Neil võivad olla mingid teised nimed, näiteks selle nimi võib, siin on level kirjutatud, selle nimi võib olla ka näiteks volume või siin on low pass frequency, see on ka enam-vähem üldiselt sarnase nimega. Ja mis need nupud teevad? See, kus on level ehk volume peale kirjutatud, see siis reguleerib, kui kõvasti mängib teie subwoofer ehk bassikõlar. Ja low pass frequency reguleerib seda, milline sagedus siit läbi läheb. Sellest, kuidas seda sagedust reguleerida, olen ma tegelikult kirjutanud televiisori ja kodukino ostja ABC-s. Aga ma kordan siinkohal üle selle põhiasja, mismoodi see töötab. Loogika on väga lihtne. Kui te ühendate receiveriga, siis te keerate alati selle low pass frequency ehk mis sagedust ta võtab,
selle keerate põhja. Ja reguleerimine toimub receiver'i sees. Et ei piira siit füüsiliselt seda sagedust ära. Te keerate selle maksimumi peale, ehk siis te ei piira seda ära. Ja heli tugevust, esiteks on maitse asi, kui kõvasti te tahate seda mängitada, aga soovitav on kuskil kolmandik või maksimaalselt poole peale. Üldjuhul sellest piisab, receiver siis häälestab edasi ise. Kui te ühendate siia, ehk võtate esikõlaritest selle bassi osa välja, siis te reguleerite siit, sest sellisel juhul ei kõlar ega siis ei receiver ega tavaline võimendi ei oska bassi ise reguleerida. Et sellisel juhul tuleb siit enda maitse järgi reguleerida nii bassi, mis sagedust ta mängib, kui seda, kui kõvasti ta mängib. Subwoofer ei ole üldjuhul võimeline kõrgemaid helisid mängima, vaid just nimelt ongi ette nähtud madalate helide mängimiseks. Seetõttu, kui kasutate receiverit, alati jätke see filter põhja. Keerake nii palju peale, kui annab, et te siit ei piiraks mitte midagi. Ja reguleerite receiveri seest, kas see automaatse kalibreerimisega või siis käsitsi. Ja kui te sealt seda ei reguleeri, ainult sellisel juhul tuleb siit piirata. Ja alla on veel paar nuppu, õigemini üks nupp, on-off, siis see väljalülitus ja kaitse ja siis toide, kus tuleb peale voolupistik. Et rohkem siin taga midagi ei ole. Ja mis tal ees on, keerame ettepoole. Nüüd on ja väike subwoofer tegelikult. Ees on siis bassielement, palju hääldi. Ja siin on küll mingi nimi peal nagu Ace Bass või mingi sellised huvitavad nimed. Tegelikult unustage need nimed ära. Subwooferi headuse üldjuhul määrab see, mis ettevõte on selle tootnud ja kui palju see maksab see juures. Korralikud subwooferid, ütleme nii, et hind algab 500-st, head on 1000 ja väga head on 2000-3000, ka rohkem. Et näiteks selle subwooferi ma ostsin alla 100 euro maksin selle eest. Väga hea hind, ei virise. Uues pealt ta maksab rohkem, mina ostsin kasutatud peast. Ja selle raha eest on siin subwooferid küll. Kui ma peaks selle toote ostma poest, siis ma ei ostaks seda. Sest et ma ei oleks selle hinna ja kvaliteedi suhtega rahul, õigemini ma ei näe mõtet osta antud toodet poes, kuna ta ei ole piisavalt kvaliteetne minu jaoks sellisel juhul. Aga kuna minul läheb ta kolmandaks subwooferiks, nii-öelda lisasubwooferiks, siis mul mingit probleemi siin ei ole. Peaks ta puhtaks ka tegema. Mul läks vähe viisakam, aga väga tegelikult ei ole siin teema, et ta läheb üleni peitu põhimõtteliselt. Nüüd, kui te olete selle tagakülje video ära vaadanud, ehk siis need ühendused, siis ma paari sõnaga räägiks probleemidest, mis teil ette tuleb. Üldiselt on 2-3 probleemi võiks nimetada, mis subwooferi ühendamisel on murekohad. Esimene probleem on elektrivõrgust tingituna. Ehk siis, kui te ühendate järgi, isegi muusika ei mängi, subwoofer on ainult vooluvõrgust, ta tekitab sellist inglise keeles nimega hum, sellist kuminat või sellist, see polegi päris õige sõna, sellist teatud spetsiifilist heli. Ta mitte ei pinise, aga pigem kumiseb natukene. Nii-öelda kuuled, et tal on vool sees ja ta teeb imelikku häält. Ja mitte midagi selle vastu ei aita, tundub. Aga kõige lihtsamad lahendused, ma ütlen. Pange näiteks samasse vooluvõrku, kui ta ei ole samas vooluvõrgus, kus on võimendi ja muud seadmed. Või kui ta seal juba on, tõstke järgmisesse pistikuvesasse, võib-olla aitab.
noh, see sõltub muidugi, kuidas teie elektrisüsteem on, kas kõik on ühe nii-öelda juhtme peal või on seal erinevaid, et sellest sõltuvalt siis võib see tulemus erineda. Siis kui see ei aita, siis lülitage välja igasugused LED-valgustid, sest LED-valgustid tekitavad tihtipeale elektrivõrku häireid. Ja võite ka, ja kui see ka ei aita, siis veel mingid elektriseadmed, et lülitage kõik välja, vaadake, kas see probleem kaob ära. Üldjuhul kaob või te saate teada, mis asi seda probleemi tekitab. Ja siis on teine probleem, mis on inimesest tekitatud probleem. On siis see subwooferi plärisemine, kumisemine, sellised probleemid. Plärisemine ja kumisemine on põhjustatud inimesest endast, ehk siis subwoofer on keeratud liiga kõvaks. Helitugevus on liiga kõva ja lahendus on lihtne. Ärge keerake seda kõlarit kunagi valjemaks kui pool ja soovitavalt isegi vähem. Ja see aitab väga lihtsalt. Teie ülekeeratud subwoofer hakkab mängima normaalselt parajalt seda bassi, mitte siis üle peksma nii-öelda. Ja see on väga ja väga lihtne lahendus ja aitab enamike probleeme ennetada, sealhulgas ka subwooferi äralõhkumist. Mis see subwoofer veel head teeb? Noh, loomulikult ta teeb seda bassi heli, aga kas seda heli on alati vaja? Filmide puhul ma ütleks, et väga oluline. Väga oluline on omada filmide jaoks subwooferit. Kui elate korteris ja mööndustega, tasub panna mängima vaiksemalt, sellepärast et bassi heli levib väga ja väga hästi läbi seinte. Et kui selle kõrged kõlarihelid peavad need seinad tihtipeale kinni või suurem osa sellest, siis bassi heli võib minna niimoodi, et ta läheb läbi mitme korruse nii vasakule, paremale, igale poole, et seda tihtipeale ei peata ei betoon ega veel vähem kipskakas. Et levib tihtipeale väga ja väga kaugele. Seetõttu tasub võib-olla bassikõlariga korteri sellest tagasi hoida. Ta peaks olemas olema, aga siis reguleerida natukene vaiksemalt mängima. Ja tegelikult, kui te ostate bassikõlari juurde, siis te kuulete kohe seda vahet oma süsteemis. Kui bassikõlari töötab ja kui ei tööta. Ma olen teinud ühe video varasemalt, panen lingi siia üles, kus ma räägin, mitut bassikõlarit on siis vaja. Ja kui teil on üks bassikõlar, jah, kõik okei, aga võimalusel ostke neid 2. Miks? Vaadake sellest videost, kui te ei ole vaadanud. Aga ühest piisab, eriti, ma ütleks, korterisse 2 võib-olla polegi mõtet pressida. Olete rohkem fänn või tahate sellist ühtlasemat bassiheli, siis 2 on nii-öelda hädavajalik. Aga sellega ma tõmbaks bassikõlari otsad kokku. Oleme üle vaadanud, mis siin tagaküljel on. Olen siin veel juttu juurde rääkinud. Ja nüüdseks võiks siis lugeda selle bassikõlari teema enam-vähem selgeks. Panen video alla ka lingid, kus ma olen veel bassikõlarist rääkinud, millistes videotes. Neid on muidugi veel, aga ütlen põhilisemad. Ja võite ka neid vaadata. Aga hetkel küll toredat jätkuvat aastat ja kõike head teile. Kohtume järgmises videos.